Inimese papilloomiviirus ehk HPV nakatab naha- ja limaskeste rakke. HPV-tüved põhjustavad erineva raskusastmega sümptomeid. Pea kõik inimesed on kokku puutunud kätel või jalgadel olevate soolatügastega. Aga HPV on ka kõige sagedasem sugulisel teel leviv haigus ja nakatab inimese genitaale ja suulimaskeste. Madala riskigrupi HPV-tüved ei ole tavaliselt eluohtlikud ja keha saab neist ajapikku ise võitu. Kõrge riskigrupi HPV-tüved võivad aga põhjustada vähkkasvajaid. HPV põhjustatud raskekujulist emakakaela vähki avastatakse Eestis igal aastal keskmiselt 180 esmajuhtu. Aastas sureb sellesse Eestis umbes 70 ja maailmas 250 000 naist. Täna on HPV vastu vaid osadele tüvedele toimiv vaktsiin. Vaktsiin toimib aga vaid enne nakatamist ja ühtegi HPV vastast ravimit ei ole. Selleks, et leida ravimeid, on tarvis toimivat testsüsteemi. Ikosagen ja Tartu Ülikool lõid koostöös just sellise testsüsteemi ja selle abil avastati ka juba 5 HPV ravimikandidaati. HPV on võimeline paljunema ainult rakkudes, kasutades ära seal toimuvaid protsesse. Testsüsteemi loomiseks lisati HPV-le helendav valk. Lihtsustamise mõttes kujutame ette, et see toimib punase indikaatorlambina ja helendab, kui HPV on rakus olemas. Et olla kindlad, et testitav kemikaal ei ole ka rakule mürgine, lisati rakule roheline indikaatorlamp. Uurijal on nüüd lihtne kemikaalide mõju eristada. Piisab vaid 2 indikaatorlambi heleduse vaatlemisest. Kui kemikaal osutub ravimikandidaadiks, kustub punane tuli ära ja näha on ainult rohelist. Kui ka roheline kustub, on kemikaal rakkudele mürgine ja seda ravimina kasutada ei saa. HPV ravimi otsimiseks prooviti läbi rohkem kui 1600 kemikaali. Valides välja ainult rohelise tulega rakukultuurid, said lisakatsete järel kinnituse 5 ühendit, mis mõjusid ainult HPV-le ja jätsid rakud terveks. Mõni neist kemikaalidest võib peale põhjalikke kliinilisi katsetusi sobida HPV ravimiks. Loodud testsüsteemi abil saab kontrollida veel suure hulga testimata kemikaale ja tuua HPV ravi veelgi lähemale.